Tervist, sa kuulad Raharaadiot ehk saadet, kus räägime rahast ja kõigest sellega kaasnevast. Ja seekord ongi siis teemaks samuti raha, aga just ettevõtluse valdkonna all. Ja räägime Peeter Pärteliga sellest, kuidas liigutada ja kasutada oma ettevõtte rahasid nii, et kasum oleks võimalikult suur. Ja seda siis kõike raamatu Kasum esimesena põhjal. Ja kes ei ole meie varasemat intervjuud või vestlust Peetriga kuulanud, siis rääkisime kunagi temaga tema teisest tõlgitud raamatust ehk siis Miljonäri kiirteest, et selle viite leiab samuti blogist üles. Aga selle vestluse käigus siis mainitud viited ja raamatuga kaasnevad testid, kus siis saad vaadata, et kui palju raha peaksid mingile kontole panema vastavalt selle raamatu filosoofiale siis. Et need kõik leiad üles samuti minu blogist rahafoorum.ee, et kui paned otsingusse kirja Peeter Pärtel, siis leiad tõenäoliselt kõik need infod väga kiiresti üles. Ja igaks juhuks mainin ka konteksti jaoks ära, et see vestlus leidis aset 2020. aasta novembris, ehk siis paaris kohas mainime, et täna on midagi raske leida või täna võiks niimoodi käituda, siis see on see kontekst, milles me rääkisime. Et kui sa seda 10 või 5 aastat hiljem kuulad, siis teaksid, et me ei rääkinud tänasest päevast, vaid rääkisime 2020. aasta lõpust. Ja loodan, et leiad siit midagi kasulikku ja kui leiad, siis jagad ka seda teiste inimestega, kes võiksid siit midagi kasulikku leida. Ma tean, et mina leidsin, mina olen seda natukene rakendanud juba, aga tulemuste jaoks on veel natukene vara midagi mainima hakata. Igal juhul, head kuulamist. Täna siis Raharaadio saates külas Peeter Pärtel. Ma arvan, et tutvustamist ta üldjuhul ei vaja, aga võib-olla ütled ikkagi paari lausega, et kes oled, kui keegi kogemata ei ole sinust midagi kuulnud. Tere tulemast kõigepealt ja hea meel on jälle saates olla. Et olen siis ettevõtja ja kinnisvarainvestor ja ettevõtlusvaldkonnaks on siis koolitamine ja kinnisvaras olen siiamaani investeerinud siis põhiliselt suurtesse korteritesse, mida saab toakaupa välja üürida ja siis paar kahetoalist korterit on ka. Okay. Ja nüüd viimasel ajal oled siis hakanud rohkem liikuma selles suunas, et ka raamatuid välja anda, et võtta siis mõned välismaised raamatud ja eesti-keelseks teha ja Eesti turule tuua. Et kas kinnisvara siis neid häid investeeringuid enam ei olnud, et nüüd on raamatus paremad investeeringud? Et põhimõtteliselt nii öelda küll, et minu jaoks 2016 on see, et olid hinnad juba väga, väga kõrgel ja niisugused uusi häid tehinguid oli üha keerulisem leida. Ja siis mõtlesin selle asemel, et ponnistada ja otsida, eks ju, siis teeks või pööraks see fookuse vahepeal mujale ja raamatute lugemine on mulle alati meeldinud ja inglise keeles kuulan päris palju raamatuid ja natuke loen ka. Ja siis ikka jäävad ette niisugused head raamatud, et kui mul tekib niisugune tunne, et see võiks olla eesti keeles ka kättesaadav, et just selle väärtusliku sisu pärast. Et siis ma olen osade raamatute puhul siis küsinud neid kirjastamise õigused ja eesti keelde siis organiseerinud need raamatud. Okay. Et me eelnevalt oleme rääkinud sellest Miljonäri kiirtee raamatust, aga nüüd siis sai valmis selline raamat nagu Kasum esimesena, ehk siis ingliskeelne Profit First. Et kust selline idee nagu tuli, et võiks selle raamatu võtta ja eestikeelseks teha? Et tegelikult ma kuulsin sellest raamatust esimest korda just Ott Kraut on üks Eesti ettevõtja ja tema rääkis nagu sellest ja edusammudest, et see raamat alguses sai ka tema soovitus pandud, et ta on öelnud siis, et pärast selle süsteemi kasutusele võttu suutis ta oma müügikäivet 3-kordistada ja kasumit ka samal ajal 3-kordistada. Et see tundus nagu just selline, et mis mõttes, eks. Ja siis kuulasin seda raamatut jälle ja vaatasin, et ongi hea süsteem. Aga inglise keeles jäävad ikka mõned asjad segaseks, et ma ise peale seda kuulamist kohe nagu kasutusele ei võtnud seda süsteemi. Aga nüüd, kui sai see eestikeelseks ja ma hakkasin seda sisu üle vaatama, et ma ikka sisu toimetamisega panustan ise ka.
ja siin Otiga konsulteerides, et kuidas osasid asju võib-olla oli vaja natuke siin eestindada. Et siis hakkasin ise paralleelselt ka kasutama seda kasumi esimesena süsteemi ja olengi aru saanud, et ongi kasulik asi. Kui nüüd üritad lühidalt kokku võtta, et mis see nagu kasumi esimesena süsteem siis on, et mis see põhise sõnum nagu on selles raamatus? Et see idee, ma arvan, on kõigile tuttav, et on õpetatud ja räägitud, kasutatud näiteks, et maksa endale esimesena, nagu nimetatud niisuguseks kontseptsiooniks. Et sa paned nagu raha endale kõrvale ja mitte siis nagu halvas mõttes, et kuhugi musta kassasse või kuhugi vasakule, vaid et sa paned selle raha siis teisele kontole, teisele ettevõtte kontole. Ja mis rahast jutt on siis kasumist, et kui klientidelt tuleb raha, siis paned osa sellest rahast siis kohe kasumi kontole. Et see on nagu kõige lihtsamalt see kokkuvõetuna. Et see süsteem ise on laiem, et ta siin soovitab vähemalt 5 põhikontot kasutada, aga siin on ka edasi jõudnute strateegiad ja siis see kontode arv võib siin veel olenevalt ettevõttest kasvada. Ma igaks juks mainin ära, et mina ise seda raamatut lugenud ei ole. Ma olen natukene boonusmaterjali vaadanud ja seda üldist kontseptsiooni. Ja esimene mulje oli ka see, et jah, see on idee iseenesest on see klassikaline personaalse finantsi oma, kus soovitatakse ka inimestel, et sa mitte ei pea eelarvet, vaid sa jagadki palgapäeval kohe oma raha siis mitme erineva mingi, ka siis kõige esimene variant vist oli äkki mingi purkide vahel jagamine, siis tuleb mingit ümbrikusüsteeme ja siis on nüüd mõned on ikkagi rääkinud, et pangakontode süsteemis samamoodi. Et tegelikult see idee nagu eraisiku tasandil on juba varem nagu olnud. Aga siis selles raamatus on ta siis kuidagi ettevõtte konteksti pandud. Et raamatu autor tegelikult toob ka enda vanamat ja vanamas seda või oli enda ema, ühesõnaga kellegi näidet toob, kes ka ümbrikes jagas kunagi seda palgaraha palgapäeval ära. Ja siis ta ongi selle ettevõtlusesse üle toonud selle sama kontseptsiooni. Nii et idee on tuttav tõesti, aga ma ei tea, et selle ettevõtluses väga laialt kasutatud oleks. Et enamasti ettevõtetel kipub olema ikkagi üks pangakonto või siis ala oli, kui pankade vahel raha veel aeglaselt liikus, siis tehti mitmesse pankakonto, eks, et saaks kiiremini klientidelt raha nagu vastu võtta. Aga kõik need kontasid nagu siis kasutati läbi segi nii laekumiste jaoks, kui maksete jaoks, kui kõige muu jaoks. Aga siin raamatus võib-olla üks niisugune põhiuba või mida ta nagu välja toob on see, et kui me vaatame raamatupidamisreegleid, et siis klassikalise raamatupidamisreeglite järgi kasum on ülejääk. Ehk et sa teenid raha, siis kulutad seda ja siis enamasti ettevõtja saab siis teada, ma ei tea, pool aastat hiljem, et kui palju ta eelmise aasta kasum oli. Et siis kui raamatupidaja on nii-öelda numbrid kokku löönud, majandusaasta aruande valmis saanud. Ja nii siin raamatus kui ka võib-olla päriselus keegi on kogenud, eks, et kui sa näed, et su ettevõttel oli mingi kasum, et siis küsida, aga kus see on, et siis tegelikult seda raha polegi olemas. Et on ta siis laoseisus või on ta siis mingisugustes põhivaral või enamasti kusagil on see raha juba ammu kadunud selleks ajaks, kui sa teada saad, et sul üldse kasumit on. Mõnikord korrigeeritakse tagant järgi ka, et tegelikult ikka ei olnud kasumit, kahjum oli hoopis. Ja et ma ise ka raamatupidamis teenust osutanud kunagi ja korrigeerida saab tõesti, et raamatupidamisreeglid lubavad väga palju erinevaid korrektsioone, et saab seal siis seda kulusse kandmist korrigeerida ja saab seda tuua varasemaks lükata edasi ja nii edasi, et tegelikult kui sa võtadki raamatupidamisreeglite järgi tekkepõhisel raamatupidamisel selle kasumi, siis see kasumil nagu rahaseisuga ei ole mingit pistmist. Ühesõnaga mõte on siis selles, et kui sul laekuvad mingid tulud, sa paneksid automaatselt omale mingi kasumi nagu kõrval ära juba, et oleks olemas ja ei oleks seda asja, et mul on nüüd siin mingi raha üle, ma nüüd kulutan selle ära ja nii edasi, et lõpuks endale ei jäägi midagi. Ja mis ma ise näiteks olen varasemalt teinud, et ennem kui ma seda süsteemit kasutama hakkasin, on see, et ma vaatasin, et kontol on mingi raha üle, et siis vaatasin, et mingi huvitav koolitus toimub ja siis kulutasin ära see raha, eks ju, koolituste peale. Ma ei saa öelda, et see oleks nagu halb olnud, aga ma ei jätnud nagu või ei planeerinud teadlikult seda, et mingi raha peab veel alles kasumiks jääma. Vaid vaatasin, et ma 2000 eurot, siis vaatasin, et kus on 2000 eurone koolitus, eks ju. Sama hästi oleks võinud vaadata siis, ma ei tea, panna 500 sellest või 1000 selleks nii-öelda kasumikontole ja minna 1000 euro selle koolitusele. Et sealt see nagu
vahe tekib, ehk see teine kontseptsioon, mida ta siin tutvustabki, on niisugune toitumisalase, niisugune dieedisoovitus, et kasuta väiksemaid taldrikuid. Ehk et see väiksemate taldrikute idee siis seisabki selles, mida ma just kirjeldasin, et kui ma 2000 eurot, eks ju, et kui ma panen osa rahast kasumikontole ära, ütleme näiteks 500, eks ju, siis mul jääb sinna väiksemale taldrikule ehk kulutamiseks jääb 1500 eurot. Ja suure tõenäosusega ma saan selle väiksema rahaga ka hakkama ja saab see ettevõte ka hakkama selle väiksema rahaga ja ei peagi väga palju ümberkorraldusi kohe tegema. Ja muidugi ta siin süsteemis õpetab seda, et kuidas kasumit ja ka enda töötasu suurendada nii palju, et selleks tegevuskuludeks enam ei ole piisavalt raha. Et siis see sunniks sind tõesti hakkama ettevõtet ümber korraldama, et leidma siis nutikamaid lahendusi, leidma siis odavamaid viise ja võimalusi sama või veel paremat asja teha. Ma ise olen seda väiksema summa kontole jätmist ka katsetanud nagu päriseluseks ja see on väga hästi toiminud. Et kunagi, kui tükk aega ei olnud ühtegi või praktiliselt ei olnud sissetulekut päris pikka aega, siis jagasingi summad selliseks väikseks ära, et korraga oli käes ainult väike summa ja päris hästi aitas, et raha kuluski kõvasti vähem. Aga kui nüüd selle süsteemi rakendamisele mõelda, et sa ütlesid, et sa hakkasid rakendama, et mis see siis sulle nagu andnud on siiani? Või kaua sa seda üldse rakendanud oled ja mis siis tulemused on mingit muutust olnud? Et ettevõtte tegevuse mõttes tegelikult ei ole, et ettevõte saab ilusti hakkama selle väiksema rahaga ka. Aga mis ma siis tegin need 5 põhikontot, ehk siis laekumiste konto, kasumikonto, omaniku töötasu konto, maksude konto ja tegevuskulude konto. Ja laekumiste kontoks ma jätsin siis, laekumiste kontosid on mul nüüd mitu tükki, et see süsteem räägib ka sellest, et kui see on mitu tükki, et siis peaks enne raha jagama hakkama, siis kõik need rahad ühte kohta kokku kandma ja siis need jagama hakkama. Et iseenesest ei ole oluline, nagu mitu neid on. Aga siis korra kuus ja see raamat küll soovitab 10. ja 25. kuupäeval seda teha, aga ma vaatasin, et ma ettevõttes oli juba rahavaru olemas ja on piisavalt raha olemas, ma teen seda praegu korra kuus. Et kannan siis seda raha laiali ja siis siin on kiirhindamise test on selles raamatus, millest leiab siis need esialgsed protsendid, et kui palju kuhugi kontole peaks raha kandma. Ja siis edasi hakkab see ülesanne nagu selliselt, et sa seda kasumit, omaniku töötasu ja maksude kontot, siis sinna minevat protsenti hakkad suurendama ja tegevuskulude oma vähendama. Ja mis ma olengi seda sama teinud, et olen nüüd kasutanud seda kevadest saadik ja see on soovitus siis korra kvartalis neid protsente muuta, et ma nüüd 2 korda olen muutnud neid protsente. Ehk siis ma hakanud panema siis kasumi omaniku töötasule ja maksude kontole nagu 3% rohkem kui varasemas kvartalis. Ja siis seega tegevuskulude kontole jääb nagu vähem raha. Kusagil mingi hetk peaks tulema vastu nagu see koht, kus enam ei saa. Et siis see hakkab ettevõtte enda tegevus kannatama. Aga ma veel nagu sinna jõudnud ei ole, et tundub, et saab veel. Et vaatame kaua nagu seda teha. Ja üks soovitus tal on see teha neid muudatusi hästi aeglaselt. Et anda just aega settida, et seal uuele olukorral, et kui sa vähendad tegevuskulude jaoks minevat raha, eks sa 3% võrra ühes kvartalis, et siis sa saad nagu kinnitus, et okei, sellega me saame veel hakkama. Ja siis lähed nagu järgmine kvartal uuesti muutma seda, mitte et korraga ei võta näiteks, et ma ei tea, pool raha ära. Et siis saad aru, et siis juhtub tihti see, et siis hakkama ja siis ütled lollakas süsteem ja loobud üldse nagu kogu sellest. Aga mis juhtunud on, et esiteks on siis kasumid tekkinud, et soovitab teha kvartaalset dividendimakseid, et ühe dividendimakseid tegin siin 1. oktoobril ära. Ja siis enda töötasu otsustasin ka suurendada, aga seda ma ei suurendanud siis nüüd mitte kohe, vaid ma mäletan, 5-6 kuud ma kandsin lihtsalt selle protsendi nagu, suurendasin seda protsenti, mis töötasuks läheb ja kandsin sinna töötasu kontole ja vaatasin, et seal jääb niimoodi päris palju raha üle ja siis nüüd siis oktoobrist vist alles hiljuti, et ühesõnaga 2 väljamakset ma olen teinud, et kus ma tõstsin enda töötasu siis sealt miinimumpalga pealt 1500 peale praegu. Ja maksude kontol olen ka rohkem raha kandnud, sellepärast, et kui sa tõstad oma töötasu ja maksad dividendi, siis järelikult tuleb ka rohkem makse maksta. Mul tekkis kohe mitu küsimust või kommentaari siia juurde selle pika jutu peale. Et esiteks sain nagu
tõmmata paralleeli sellega, et väikeste sammudega liikumine on ka minul olnud soovitus alati isiklikes finantsides. Et kui inimene tuleb ja ütleb, et tal ei ole üldse võimalik midagi kõrvale panna, et investeerima hakata näiteks, siis ma samamoodi tegin selle 1% väljakutse, kus soovitangi inimesele alustuses 1% palgast panna ja seda iga kuu tõsta 1% võrra. Ja siis ma olen mõned inimesed kirjutanud kuidagi, et nad on ikka üllatavale numbrini jõudnud juba ja ei saa arugi, et nagu raha kõrvale on kuskile läinud. Et see toimib päris hästi. Ja siis tekkis see küsimus, et sa küll jaotad kord kuus seda raha seal laiali, aga kui mul on nüüd sellised mingid teenused, mida mu ettevõte kasutab, mille eest tuleb kord aastas maksta suur summa, et mis siis saab, kui ma nüüd avastan, et suurem summa on vaja välja kanda, aga tegevuskulude konto raha on kõik kasumireal ära kantud kuhugi. Ja, et on selle, kaks varianti on siis see baassüsteem, mis väga ei võta seda arvesse, aga siis on edasijõudnute tehnikatel on soovitus siis teha eraldi veel üks konto, et suuremate kulutuste konto. Ja kui sa tead seda summat ette, eks, mida sul kord aastas tuleb maksta, et siis iga kuu või siis, sõltub kui tihedalt neid ülekandeid teha, eks, et kui raamatu järgi teha, siis peaks 2 korda kuus tegema. Et siis jagad nagu selle suure summa 24-ga ja igal sellel ülekande jagamise päeval siis kannad 1/24 sinna suurte kulude kontole. Või kui mina teen 1 kord kuus, siis me peaks 1/12 kandma sinna suurte kulude kontole. Et see on nagu veel ütleme lisatehnika, et kui on teada, et niisugune suurem kulu on tulemas. Ja see suurem kulu ja teine variant on, et see sinna tegevuskulude kontole jääbki varu, eks, et seal ongi olemas see suurem summa, eks. Ja see suured kulud on selles mõttes väga mõistlik lähenemine, et ma arvan, et sa kasutad erinevaid tarkvarasid, eks, enda tegevuse käigus, et siis tihti, kui sa maksad terve aasta korraga ära, siis küsitakse kas 10 kuu jagu raha või 11 kuu jagu raha. Et see on nagu väga mõistlik, et kui on niisugused varud olemas on, et ei pea kuumaksu maksma. Et ma ise ka püüan, kus vähegi võimalik maksta korraga kogu aasta ära. Ja mu kõige kallim tarkvara näiteks ongi siin 300 € kuus ja mul oli võimaluseks see korraga ära maksta ja siis sai maksta 10% vähem või midagi, et see on paras ja sääst ju tegelikult. Täitsa arvestada. Aga selle suurem ostuga just kui säästad raha, aga miks siis ürita nagu ära seletada mulle, et miks on nagu hea rohkem makse maksta? Et nagu palka maksad rohkem seal, mis see on 50-60% läheb maksudeks maha. Dividendi pealt läheb vähem, aga ikkagi, et miks sa seda raha nagu ettevõttest välja võtad, kui saaks nagu ettevõtte sees seda edasi kasvatada ja jätkata? See on hästi hea küsimus, et sellest auto räägib ka, aga ka reaalsest elust võib-olla oskan näite tuua, et kui me alustame ettevõttega, siis meil on kas kõigil just, aga meil võib olla see lootus, et ühel päeval hakkab raha üle jääma ja siis me saame 11 ja 3 endale lubada selle raha eest. Nüüd need, kes meist on olnud pikemat aega ettevõtjad, need teavad, et see päev ei jõua mitte kunagi kätte. Ja teine, mis mõttes ei jõua kätte, et kunagi ei hakka nagu kõvasti üle jääma. Et kui sa teadlikult seda raha kõrvale ei pane, eks ju, nagu see kasum esimesena tehnika õpetab, et siis tegelikult ei tule seda päeva, kus raha on üle ja omaniku jaoks ja tee, mis tahad. Ja siis teine, ehk siis sellisel juhul nagu ainuke viis, kus mingi suurem summa saab tekkida, on siis, kus ettevõtte ära müüd kellegile ja keegi maksab sulle selle ettevõtte eest mingi suurema summa korraga. Ja kahjuks enamus ettevõtted ei jõua sinna mingi faasi, et statistika on nagu selles mõttes karm, et ja ma tegelikult ei tea Eesti statistika, ma tean ainult seda, mis on Ameerika raamatutes, eks, et öeldakse, et 10 ettevõttest, kas oli 8 tükki või 9 tükki esimese 5 aasta jooksul lõpetavad tegevuse ära. Ja nendest, kes alles jäävad, siis nendest seal, ütleme, 10 jääb siis 5 alles, eks ju. Ei, 8 ja 9 läks ära. 1 jääb alles siis, jah. Ja siis omakorda 10 jälle järgmise 5 aasta jooksul veel 8 ja 9 lõpetab tegevuse ära. Ja siis tuleb, eks ju, koroona ja lõpetab veel poolte tegevuse ära. Nii et enamus ettevõtted ikkagi nagu lõpevad ära. Kas lõpevad pankrotiga või lõpevad lihtsalt sellega, et omanik vaatab, et mul sai raha otsa. Ja et ma pean nüüd palgadele tagasi minema ja paneb selle asja kokku. Et kasum esimesena siis võimaldabki selle loogika teistpidi keerata, et sa hakkad jooksvalt saama väikeseid summasid ja ütleb, et see kasum või see dividendide maksmine on nagu preemia sulle. Ja siis lisaks sellele tuleks siis aktiivsetele omanikele töö eest tasu maksta.
ja ma olen seda loogikat nagu ennem ka näinud, aga võib-olla ei võtnud väga tõsiselt, eks ju, aga see loogika on siis selles, et kui su ettevõte ei suuda seda normaalset palka maksta, et miks sa siis nagu üldse selle ettevõttega tegeled, et siis võib-olla on mõistlik kellegi teise heaks töötada. Jah, mõistlik. Selle ettevõtte pankroti mineku puhul ilmselt on veel see mustem stsenaarium, kus on mõni laen ka võetud eraisiku käendusega ja siis veel maksad mitu aastat veel seda ettevõtte pankroti tagantjärgi. Mitu aastat ma olen hästi läinud, et pigem need juhused on ikkagi mitukümmend aastat. Jah, no seda saab ka teha, jah. Ja mul seostus ka kohe sellega, et kui sa ütlesid seda päeva, millal üle hakkab jääma raha. See on jällegi samamoodi sellest eraisiku finantsidest täpselt samamoodi, et võibki jääda seda raha nii-öelda lihtsalt keerutama. Ma tuli meelde üks huvitav näide USA-st, kus üks psühholoog nõustab ainult hästi rikkaid inimesi. Ja siis tuli üks klient, kellel net worth või see netovara on siis $500 miljonit. Ja siis ta on hullult rahul olematu, aga ütles, et kui ma miljardini jõuan, et siis on nagu kõik korras, et siis on nagu kõik väga hästi. Et seda nagu võibki sihti aina edasi lükata, eks. Aga teisest küljest on ka nagu see, et kui ma just nagu alustan ettevõttega, et seda tabelit siin vaadates, et kas siis nagu on mõistlik kohe alguses 50% palgaks välja maksta või pigem nagu hakkab see nagu seda kasvu hoopis segama. Et ma võiksin esimesed, ma ei tea, 6 kuud üldse mitte raha välja võtta või 12 kuud ehitada seda ettevõtet, sest summad on ju väiksed alguses ja siis alles alguses elan mingitest muudest säästudest, mis ma olen pannud kõrvale või teen palgatööd kõrvalt ja alles siis hiljem, kui on see nii-öelda ettevõte käima saadud, et siis nagu hakkaks välja võtma või mis sa nagu sellest mõttest arvad? Et see sõltub, et sa raamatus on jah antud üks käivete vahemik või reaalsete käivete vahemik ja palju need protsendid olla võiksid nagu ideaalis. Aga see on ideaal ettevõte. Ehk et algus soovitab teha kiire hindamise ja vaadata, mis enda protsendid on. Ma tegin ka selle kiire hindamise ära, need protsendid on nagu väga kaugel sellest ideaalist. Olid vähemalt ja nüüd on natuke lähemal sellele, aga kas need päris ideaaliks jõuavad, ma ei tea. Et see sõltub, et mingites valdkondades, kui me räägime siin ettevõtlusega alustamine, üks populaarne asi on enda aja müümine, et siis tegelikult ei ole ju mõistlik neid, ma ei tea, kulusid suureks ajada, et sul ei ole vaja kontorit, siis praegu niikuinii ei saagi kuhugi kontorisse minna jälle siin koroona ajastul, aga sa saad kodus alustada, sa saad minimaalsete kuludega alustada, ehk siis miks mitte maksta endale see, ma ei tea, 50% näiteks omaniku siis töötasuks ja 5% veel kasumiks sealt. Et jah, need summad on väiksed, aga need kasvavad aja jooksul. Ja kogu see süsteem ja raamat ja kõik see idee põhineb nagu psühholoogial, eks ju, ja mis mõttes psühholoogial, et kui sa saad kuskilt midagi positiivset, siis sa tahad seda rohkem. Ehk et kui sa saad enda ettevõttest seda raha, mis võimaldab sul hästi elada, siis tegelikult see ettevõte muutub sulle meeldivamaks ja kogu see tegevus muutub sulle meeldivamaks, mida sa teed. Ehk et need tegevused nagu toetavad ka seda, et sa tahaksid nagu rõõmsama meelega ja kauem jätkata seda tegevust. See on tegelikult sul hea point, et kui sa reaalselt teedki sellist aja müümist, kas siis mingi isegi käsitöö tegelikult läheb siia sama alla, eks sa ei saa seda skaleerida, et siis võib-olla see 50% palgaks oleks hea näitaja ka selles osas, et äkki sa müüd liiga odavalt või see asi ei olegi mõtet üldse tegemist. Et saad oma selle ettevõtte ära lõpetada või midagi muud teha, kui näed, et siin nagu ei jätku rahaks ja teenuseks. Siin üks oluline aspekt on veel, et selles tabelis, mida sa vaatad ja mul käis on, et siin on jutu reaalsest käibest. Ehk see reaalne käive arvutatakse välja siis müügikäive, ehk palju see klientidelt raha said, miinus siis materjali allahanke kulu. Ehk et jagamisele läheb nende protsentidega ikkagi see, nimetame seda näiteks lisandväärtuseks, mida see ettevõte tekitab. Ehk kui me räägime sellest käsitööst, siis ala sa müüd seal, ma ei tea, 30 euroga mingi asja ära, et siis sul on see materjalikulu, eks ju, lõng ja võib-olla veel, eks ju, need kudumisvahendid, eks ju, ja siis see reaalne käive on see, mis sealt alles jääb, eks ju, et ütleme, et see on 30, siis ma ei tea, 5 eurot või vähem võiks olla siis materjalikulu, eks ju, siis 25 on see, mida jagama hakkame. Ja siis 25 ala pool võiks siis võib-olla olla see töötasu. Siin
sellest raamatus olevas tabelis, et ta on tõesti ideaal ja ta on Ameerika põhjal, ehk me ei jõua võib-olla päris nende protsentideni juba sellepärast, et meie maksud on nagu palju kõrgemad kui Ameerikas. Ehk siin on soovitatud jätta 15% maksudeks, et Eestis või üldse Euroopas läheb tegelikult maksudeks ja oluliselt rohkem raha kui see soovituslik 15%. Jah, seda päris ei saa klapitama vist nende numbritega. Aga üks asi, mis mulle siin meeldis, on see, et kogu see loogika läheb kokku nagu Maksu- ja Tolliameti juhenditega. Et viimaste aastate jooksul on Maksu- ja Tolliamet tulnud välja mitme juhendiga. Üks nendest siis räägib, kuidas eristada töötasu, juhatuse liikmetasu ja dividende. Et kui vaadata seda juhendit ja vaadata selle raamatu loogikat, siis see läheb nagu väga hästi kokku. Ja just selles osas, et kui on aktiivselt tegutsev omanik, et siis ta peaks saama kas juhatuse liikmena või töötajana sealt ka palka selle tegevuse eest. Ja siis võib maksta dividende selle eest, et tal on see osalus. Ehk et see on investor ettevõttesse, siis sellesse võid saada dividende, aga sa pead ka saama aktiivse tegevuse eest palka. Ja need asjad peaksid omavahel nagu loogilises seoses ka olema. Et Eestist võib-olla, mida ma olen ka ise varem teinud mingil määral on see, et püüdnud nagu alla 5% panna palgaks ja 50 kasumiks, eks ju. Et maksude mõttes nagu vahvam, aga see ei lähe kuidagi nagu Maksu- ja Tolliameti juhendiga kokku. Ehk et ikkagi see töötasu peab ka olema normaalne nagu selle töö eest. Nii, aga hakkasid seda rakendama. Ma ise tegin ka, võtsin selle Spikridena lahti, tegin seal need 5 erinevat kontot ära. Seadsin kontodele mingid limiidid ka, et saab ülekanded isegi teha. Ja ma ütleks mingi 5 minutit äkki läks, sest iga seda pidi eraldi allkirjastama. Oleks ID-kaarti kasutanud, ilmselt oleks 10 minutit läinud, aga, või siis 20 või 30 selle probleemidega. Aga et kui kaua see asi nagu aega võtab, et ma hakkaks seda süsteemi nagu rakendama ja kaua see esimene ülesseadmine kaua võtab ja siis see igakuiselt kaua sul selle asja peale nüüd kulunud on näiteks. Okei. Et see ülesseadmine sõltub nüüd tõesti sellest, kui kaua sul pangakontode avamine aega võtab. Et siin raamatus tegelikult on soovitatud, eks ju, kasutada 2 panka. Et panna siis kasum ja maksude raha nagu eraldi teise panka, et need igapäevased silma all ei oleks. Et igaüks peab nagu ise vaatama, kas kui niisugune kulutaja sa oled, et kas sa suudad nagu mitte vaadata, et pangad näitavad sulle seda summat, et raha kokku. Et kas sa lähtud nagu kulutamisel sellest või suudad vaadata, et okei, mis on ikkagi mul siin tegevuskulude kontol ainult. Aga ma ise võtsin 2 uut panka kasutusele, et kui varasemalt oli SEB pank ainult, siis seal iga kontol on kuutasu. Siis kolisin põhiasjad kõik LHV-sse ja siis teise pangana võtsin Coop panga kasutusele, et panin selle kasumi osa, kannan iga kuu hoopis Coopi. Ja siis mis aega võtab on see, et kui mul ei olnud Coopis alla arvet olnud, siis et avada see arve, et see isikutuvastus läbida ja saada see esimene arve avatud. LHV-s oli mul konto üks juba olemas, kunagi ammu tegin igaks juhuks ka kasutusele polnud võtnud, siis nüüd võtsin lõpuks kasutusele selle. Ja siis seal uute kontode juurde tegemine on nagu lihtne internetipangas, et paned, et tahan juurde ja siis nagu see peab selle PIN 2-ga sinna toksima, eks ju, et see avatud saada. Et selles suhtes ta võib võtta tõesti nagu 5 minutit, võib võtta nagu mitu päeva, kui sa pead ootama. Aga see ei ole aktiivne tegevus, vaid see on ootamine siis, et sulle need kontod avatakse. Vist Eesti müügimehe see müügitaktika, agressiivne ootamine. Minu meelest, ma ei tea, enamus pankadel on see taktika, et klientidest vabanemise programm ja siis sa tahad kliendiks tulla, siis nagu võtab aega veits, et saada kliendiks. Aga siis igakuuselt ma tegin endale niisuguse nagu nimekirja, et checklisti põhimõtteliselt, et mis järjekorras midagi kanda tuleb, et see natuke võtab aega, sellepärast, et mul on nagu mitu laekumiste kontot, ma pean kõigepealt rahad ühte kohta kokku kandma ja siis ma hakkan sealt laiali kandma neid. Et siis on need erinevad süsteemid läbi käia ja need kanded ära teha. Ma ei ole minuti pealt mõõtnud, mul on seal checklistis mõned muud tegevused ka veel, mida on vaja niikuinii ükskord kuus teha. Et siis võib-olla tund läheb ära, aga ma arvan, saab kiiremini ka. Okei. Tund aega kuus siis? Või pool tundi või tund, jah. Okei. Ehk siis mitte just eriti palju. Jah. Lihtsalt mõtteaineks, et kui sul on mitu seda laekumiste kontot, siis vähemalt mõnes pangas saab teha püsikorralduse, et iga kuu mingi kuupäeval teeks konto nulli automaatselt. Ehk annaks automaatselt kogu summa sinna teisele kontole.
Ja ei pea ilmtingimata nulli tegema, et näiteks ma ei teinud isegi ei tee ka nulli seda teist panka, sellepärast et meil on ka müükidel alati 14-päevane raha tagasi garantii, ehk ma pean oma võimeline tagastusi tegema, et siis ma jätsin nagu mingi limiidi siis sinna või mingi summa jätsin nendele kontodele. Ja see esimene kord see jagamist mõjutab, eks, et on vähem raha, mida jagada, aga järgmiste kuude suhtes on ta siis neutraalne, ehk et kui see sama summa kogu aeg peab alles olema, siis ei ole enam probleem. Korraks nagu oli, sest ma astusin alla 1000 eurot jätta teisele kontole, eks. Selleks jäägiks siis esimene kord oli nagu 1000 võrra vähem, mida siis jagada. Okei, siis vaatasin, seal oli siuke fail, kus oli need levinumad küsimused. See oli päris huvitav selline küsimus, mis personaalse finantsiga ilmselt paljudel on peas. Mul tuli kohe seda lugedes üks selline huumorivideo meelde. Aga küsimus oli see, et kust ma selle raha siis võtan, kui avastan, et mul nagu tegevuskulude kontol ei ole nagu raha, et ära katta neid tegevuskulusid. Jah, et väga hea küsimus, eks ju. Aga minu see vastus oli seal ka, et see on nagu niisugune äratusmoment, eks ju, et kui sul ei ole piisavalt raha, et siis tuleb midagi ümber korraldada. Ja nagu raamat ütleb, et mitte mingil juhul ei tohi kuskilt mujalt kontolt võtta. Eks see on põhimõtteliselt sama olukord nagu sul ettevõttes või mitte sul, aga põhimõtteliselt mõnel võib tekkida, et tal ei ole ettevõtte kontol raha, kui on arve makse tähtaeg. No mis siis ikka teed, eks helistad ja ütled, et mul ei ole praegu raha, et kui tuleb, siis maksan arve. Või siis lihtsalt ignoreerid ja ootad, et sulle helistatakse ja küsitakse, millal sul raha on. Ja kui sa 2 korda kuus seda raha jagad, siis loodetavasti järgmise raha jagamise päeval siis on raha jälle. Et niimoodi nagu saabki mööda. Ja see tegelikult selles raamatus on tõesti see soovitus olemas, et kui sa näed ikkagi, et sul ei ole tegevuskuludeks ja pidevalt raha puudu, siis tuleb hakata mõtlema, et kuidas saaks väiksemate kuludega asjad ära teha. Ja kui vaja, siis teha raskeid otsuseid, nagu loobuda mingitest teenustest, loobuda inimestest, eks, et me teame, et töötajad on kõige kallimad, kellel töötajaid on. Et kui meil oli siin majandusbuumi aeg, mis mulle tundub, et selleks korraks on läbi, et siis tihti võeti nagu igaks juhuks tööle inimesi, et praegu on siin keegi otsib tööd, ma võtan ta ära, eks ju, et võib-olla päris ei ole veel vaja, aga me ju kasvame. Et nüüd on kindlasti see aeg, kus üle vaadata, et kas ikka on vaja kõiki neid inimesi ja koondada ja paljud ettevõtted muidugi teevadki seda. Ja igasugu muud asju ka, et ma ise vaatasin ka oma kulude üle, kõik vaatasin, et mul on mingisugust tarkvara võetud kunagi kasutusele, mida tegelikult ei kasuta, eks ju, et mingi kuumakse jookseb kuskil näiteks või aastamakse jookseb kuskil. Et mis tuletabki mulle meelde, et mul on vaja ühest süsteemist on vaja veel oma asjad alla laadida ja konto ära kustutada ennem kui siin paari nädala pärast jälle aastamaksu aeg on. Et saab nagu niimoodi ka kuludest lahti. Et paljusid kulusid, mis endal on niisugune tunne, me on teinud nagu sellepärast, et mõte oli see, et ma nagu kasvatan oma ettevõtet ja varsti läheb vaja. Ja siis juba nagu vaatan praegu mingi sooduspakkumine, ostan ära, eks ju. Tegelikult ei lähegi vaja. Ja siis eraldi veel uudishimu, eks, et ettevõtjad enamasti on uudishimulikud inimesed, et siis proovida lihtsalt, et äkki see on mingi parem asi, eks, siis jälle kulutad jälle mingisuguse aja ja raha selle peale. Et siis vähemalt selle rahalise kulu nagu peaks üle vaatama ja seisma panema. Väga, väga tuttav kogemus, see asjade ostmine ja unustamine. Ja siin tuleb mängu nagu see eelmine raamat, mis vahepeal veel ilmus, oli see ühe inimese ettevõte. Et peaks ära otsustama üldse, et kas üldse on vaja suureks saada. Et see ühe inimese ettevõte aitas mul nagu jõuda selle arusaamisele, et mõistlik ongi jääda väikseks selle koolituse ettevõttega ja mitte püüda siin ponnistada jälle lisakoolitajaid ja muid asju. Et ma olen seda mitu korda nagu läbi ajaloo suutnud teha, eks, et ma ettevõttega alustasin ju 2004 juba ja iga kord on see lõppenud mingi jamaga. Et ja enamasti see jama väljendab selles, et ma olen oma aega kulutanud, aga ka raha ära kulutanud, eks. Et siis sama otsus, et ma ei tahagi kasvatada seda suuremaks inimeste mõttes, aitab nagu ka kulusid kokku hoida. Okei, ehk siis kas sul endal on ka nagu mõtteviisis mingi muutus vahepeal toimunud, sest et ma vaatan neid raamatud, mis sa tõlkinud siin oled, siis alguses oli miljonäri kiirtee, ehk siis hästi kiire kasvuga ettevõte, mis toob suuri miljoneid. Ja nüüd oled nagu hakanud sükest ettevõtte säästuteemade suunas minema, et ühe mehe ettevõte ja siis nüüd see samad säästuteemad, sisuliselt see kasum esimesena on nagu eelarvestamise raamat just kui eraisikule,
et kui ei ole raha, siis ära võtta laenu, eks. Ära osta laenu eest asju, mida sa ei saa endale lubada. Sisuliselt tee omal eelarve ehk jaga siis oma varad niimoodi valdkondade vahel ilusti ära ja ära seda lõhki nii-öelda kuluta midagi, eks. Et kas su enda mõtteviisis on siis ka nagu mingi muutus nüüd tulnud rohkem selles suunas, et nagu, et mis see nagu muutunud on, kui on? Võib-olla arusaam on tekkinud sellest lihtsalt, et igal ettevõttel on nagu oma mingi, ütleme, loomulik suurus. Ja et ei pea nagu punnitama iga hinna eest nagu sellest loomulikust suurusest välja. Ja ma olen arusaanud, et ütleme sellest koolitusettevõttest, kui me sellest räägime, et siis väga palju või väga lihtne nagu tegutseda niimoodi üksi, eks ju, nagu sul on ka oma ettevõte, eks ju, et inimesed teavad, eks ju, on Taavi Pärtman, eks ju, mis ta ettevõte seal taga on, kõigil jumal suva. Eks ju, mul on sama teema, et ta on Peeter Pärtel ja kõigil on suva, mis ettevõte seal taga on. Et mingi hetk ma püüdsin nagu teha koolitusi rohkem nii, et on nagu see ettevõtte nimi ees ja ennast nagu tahaplaanile jätta, eks ju. Aga see ei tund nagu hästi välja, siis kohe müük ka kukkus, et inimesed tahavad ikkagi näha, kes on see üks inimene. Aga siis sellega kaasnebki see, et kui minu ja ettevõtte vahel on võrdlusmärk, siis siin ongi kasvubarjäär ees kohe. Et variant oleks muidugi teha seda ka, mida ma tean paari koolitajad, kes suudavad siis võib-olla müüagi, et nad 10-15 päeva kuus on nagu nii-öelda ruumi ees ja kogu aeg on ruumi ees, eks ju, ja teevad live koolitusi. Ma ei tea, kuidas nad täna teevad, võib-olla Zoomi ees on siis iga päev, eks, aga ma ammu juba jõudsin seda ma ei taha teha, et ma kolisin ju 2016 juba koolitused internetti ära just sellepärast, et ma saan ühe korra rääkida asju ära salvestada ja et ma ei pea sama juttu mitu korda rääkima. Et seda tüüpi koolitused ka minu jaoks ole, ehk et ma leidsin, et mul on piirid ees, ma ei saa seda äri kasvatada, et ma võin mingit muud asja kasvatada, aga mitte seda. Ja muid tegevusi on mul ka käsil siin paralleelselt, aga koolitusfirmaga ma sain aru, et siin on mõistlik hoidagi seda ühe inimese ettevõttena ja tõmmata nagu ta vastavaks ka sellele, et loobuda siis kõigest sellest, mis ei ole vajalik seda sellisel kujul tegutsemas hoidmiseks. Iga ettevõte ei pea olema startup ega üks sarvik. Just, et vahepeal see tekib nagu Eestis on niisugune idufirmade kultuur, eks ju, et siis tekib see, kes püüavadki seda noortesse kõigisse süstida, eks ju, seda, et sa võid luua oma miljardi ettevõtte. No, see on alati võimalik, aga seal on nagu teine pool ka, eks ju, et tööaeg ja mis seal kõik panustada tuleb, eks ju. Et ma ei tea, ma olen võib-olla liiga laisik selle jaoks. Aga samas ma olen ka võib-olla valinud natuke teise tee, et ma tõesti, et see koolitusfirma ei ole skaleeritav, et oleks mingi tarkvara ettevõte, siis oleks lihtsam see skaleerimine kindlasti. Või siis midagi muud, kus teenuseosutajad on teised inimesed. Aga kuna see teenuseosutaja on selles koolitusettevõttes ikkagi peamiselt ma ise, siis ma ei näe nagu, et sellest võiks saada, ma ei tea, miljoni ettevõtet isegi ei saa. Et kui mul on siin müüki 100-200 000 vahemikus, et siis on juba päris hästi. See eesti keel on üks suurem pidur skaleerimisel ilmselt juba. Ja see on koos kirjastamisega koos, et see kirjastamist on võimalik kasvatada, aga siis see on, ma saan aru, et kirjastamisega nagu 2 varianti, et sa oled hästi väike, eks minimaalsete kuludega, või siis pead olema päris suur hetk, et tasuks kedagi tööle võtta. Et seal vahepeal nagu saab ainult kahjumlikult tegutseda. Et seetõttu ma selle kirjastamise mõttes on ka pigem siis väike, aga siin ma olen püüdnud kasvatada, või tahtsin kirjastamist vahepeal kasvatada, aga ma ei leidnud seda ütleme, probleem, mis mul lahendamata on see, et mul ei ole head sisutoimetajad, kes jagaks seda sõnavara. Et tegelikult see sama kasum esimesena ka esimene tõlge oli nagu katastroof ja siis selle parandamine võttis nagu 2 korda kauem aega kui see tõlkimine. Et õnneks ma sain oma õele augu pähe räägitud, et tema tegi enamuse sellest parandamisest ära ja mulle jäi siis väiksem osa parandada. Hästi spetsiifilisemaid asju, aga jah, et sellega erialas niisuguse sõnavaraga on probleeme. Ja ma ei ole leidnud niisugust head toimetajat, kes kõik need asjad nagu suudaks ära parandada. Peaksid oma iga raamatu vahele selle väikse üleskutse panema, sest äkki su lugejad oskavad neid sõnavara, kui need raamatud loevad. Leiad sealt äkki mõnele sisu toimetaja omale. Jah, see on ka hea mõte.
aga mul tekkis selline mõte, kui ma seda loogikat siin lugesin, et on seal see kasum ja töötasu ja nii edasi. Aga oletame, et ma ei taha seda kasumit välja võtta. Minu mõte oli nagu see, et ma kasutaksin seda kasumirida investeeringuteks, ehk siis mitte nagu ettevõttesse investeerimiseks, vaid reaalselt nagu ostaks aktsiaid või keerutaks ühisrahastuses või ostaks kinnisvara midagi. Et kas see läheb kuidagi vastuollu selle ideega või kuidas sina suhtuksid sellesse ja kuidas sinu hinnangul autor sellesse suhtuks? Et siin see mõte oli ikkagi see, et sa võtad omaniku tasandile selle kasumi välja või vähemalt see on paar eraldi erijuht on veel, mida siin ütleb, mida selle kasumikonto oleva rahaga tehakse. Et üks erijuht on see, et kui on vaja laene ära maksta, et siis suunatakse 99% kasumi kontol olevast rahast nii kaua laenude maksmisesse, kuni laenud on makstud, kasutades siis seda võlalumepalli meetodit, mida Dave Ramsey on tutvustanud. Ja ma arvan, et mis on sinu kuulajatele ka tuttav. Ja 1% maksad kasumiks. Ja siis teine, mida te seal veel kasumi arvelt soovitab teha, on niisugune safe moodustada, et panna 3 kuu tegevuskulud eraldi kontole, kuhu sa siis paned raha nii kaua, kuni see 3 kuud täis on. Ja siis ei puutu seda raha mitte kunagi. Et kõvasti aitas kõiki neid, kes enne koroonat seda süsteemi juba rakendasid, et oli olemas nii-öelda safe, kust võtta raha äkiliste muudatustega toimetulekuks. Aga muidu ma olen õpetanud nagu enda maksukoolitusel palju aastaid juba seda nagu varakaitse poolt. Ehk et investeerimisvara ja ettevõtlustegevus, et need enamasti ei peaks olema samas ettevõttes. Et neid tasub nagu lahku hoida. Ja võib öelda, et ma pean dividende maksma, et see on nagu kulukas, eks ju, see tulumaks seal ära maksta. Aga ma ütleks selle kohta, et see ongi selle varakaitse või selle kindlustuspoliisi ostmise hind. Et sa maksad selle maksu ära, sa saad selle sealt ettevõttesse välja, sa paned selle teise ettevõttesse, kus on siis ma ei tea, kinnisvara või aktsiaportfell või midagi muud ja need asjad on nagu omavahel lahus. Igaüks peab ise hindama, kui realistlikud on need riskid, mis ettevõttes võivad nagu realiseerida. Et kui meil on tegelikult koolitusettevõte, kus me üksi tegutseme, siis võib-olla väga palju neid riske ei ole. Et mis siin valesti saab minna, et ma ei tea, õpetame kellegile midagi, kellelgi tekib suur rahaline kahju sellest ja siis see tuleb meilt sisse nõudma seda. Aga see ei ole eriti realistlik nagu probleem, ma arvan. Võtad suure laenu ja hakkad korraldama mingid asju, siis saab põhjalast tegema. Jah, aga koolitusettevõttes ei ole see laenu vaja. Aga mõnes teises valdkonnas võib on laenu vaja. Või üks asi, mida ma huvi pärast kunagi vaatasin, meil oli see, enne kui koroona tuli, oli suur listeeria skandaal. Et kalad teha selleks. Et siis seal kalatehasel oli see kinnisvara samas ettevõttes, kus see kalade töötluski. Et väga suur viga varakaitse tegemata. Väga suure ettevõttega tegemist. Ehk et kui selline ettevõte võtaks selle süsteemi kasutusele, siis oleks küll väga mõistlik see kasum nagu välja maksta ja siis teises ettevõttesse osta seda kinnisvara siis, mida kas või see sama kalatööstus kasutab. Et enamasti on mõistlik ta ikkagi sealt välja võtta. Ja siin on raamatu autoril oli see point, et see kasum on mõeldud sulle preemiaks hea töö eest. Et need dividendid on siis preemia, et palk on nüüd selle töö tegemise eest, aga dividendid on siis preemia ja nagu hea tegevuse eest ja teiselt poolt selle eest, et sa tasu nagu selle eest, et sa investeerisid sellesse enda ettevõttesse. Sest kõigil meil on tegelikult see valik, et kas investeerida enda ettevõttesse raha või siis võttagi, ma ei tea, Tallinna börs ette või USA mõni börs ette ja investeerida mõnda teise ettevõttesse seda raha. Ja enda ettevõtte võiks nagu ikkagi paremat tootlust pakkuda. Ja, ma ikkagi mõtlen nagu enda poolt seda, et kui ma valik, kas võtta nagu raha välja ja siis maksujärgne raha uuesti teise ettevõtte alla panna, et sealt kaudu investeerida, siis ma eelistaksin pigem nagu maksueelselt investeerida ettevõttelt. Aga jah, see on sul õige mõte, et kui on nagu mingi riskiga ettevõte, ma ei tea, juba ainuüksi see, kui sul on töötajaid, siis ilmselt see on juba omaette suurem risk, et sa pead ikkagi palkasid maksma ja nii edasi. Et sa võid seal nagu sattuda olukorda, kus tuleb asi kinni panna. No nüüd koroonaga seoses tegelikult ju tekkiski olukord, eks inimestel võiks olla madala riskiga see ettevõte, aga kui sul on seal töötajad, eks sa pead palka edasi maksma, sa ei saa niisama neid koju saata, eks kuigi poe pidi kinni panema kevadel näiteks või võib-olla nüüd jälle peab poed kinni panema.
et seal, mida ma olen näinud nagu, ongi see, et on tihti eelmise majanduslangusega lendasid nagu inimeste elutööd nagu vastu taevast tänu sellele just, et kui sul on seal töötajad ja tegevus, eks ju, ettevõttes ja kinnisvara seal ettevõttes, et siis kui enam klientidelt raha ei tulnud järsku, siis kulud jooksid edasi, kulude jaoks raha ei olnud, aga sellise pankroti, see põhimõtteliselt pankrotis, aga sa ei saa pankroti välja kuulutada, sellepärast, et sul on liiga palju kinnisvara seal, näiteks. Või kellelgi võib-olla mingi aktsiaportfell, eks ju. Ja siis lähevad hoopis need müüki ja siis saavadki kõik võlad justkui makstud. Aga küsimus on, et milleks seda nagu vaja oli, et oleks võinud ju teha varakaitse ja eraldi ettevõtetesse panna, et tegevus läheb tõesti pankrotti ja rakenduvad pankrotiseaduse järgsed nagu reeglid, mis iganes seal on, eks ju. Ja siis see kinnisvara või aktsiaportfell jääb alles nagu teises ettevõttes ja sul on olemas siis algkapital, millega uuesti alustada. Sisuliselt oled samas seisus kui see, kes ei maksa kunagi kasumit endale. Et paned kogu aeg ettevõttesse tagasi selle raha ja siis ettevõtte annab otsad, et ta oleks võinud sama hästi need investeeringud tegemata jätta ja ettevõttesse raha panna. Oleks kellelegi tööd pakkunud vahepeal. Vaat, aga mis me veel selle süsteemi kohta siin öelda on, et jah, et ta tekitab üks keerab nagu asja teistpidi, see on nagu kõige suurem efekt, et kasumile mõtled nagu kõigepealt ja mõtled selle peale, kuidas kasumit siis suurendama hakata. Et võib-olla alustadki, et 1% rahast kasumiks ja siis jõuad selle, ma ei tea, 5-ni või 6-ni või 10-ni. Ja muudkui avastadki täpselt seda sama, et saangi vähema rahaga hakkama ja ettevõtte tegevus tegelikult ei kannata sellest. Et kui niimoodi seda üldist kontseptsiooni nagu vaadata, siis kui mõelda justkui nagu raamatupidamisliku poole pealt, et mul need numbrid ju kõik on olemas, siis tegelikult tundub üsna mõttetu asi, jälle teen mingit asja siin, raiskan aega, mingid erinevad kontod nagu milleks. Aga kui nagu mõelda natuke selle poole pealt, et ettevõtted juhivad inimesed ja inimestel on selline asi nagu psühholoogia, siis üldiselt need enamus mõtteid, mis mulle sealt vähemalt sellest konspektist ja nendest spikritest silma jäid, on üsna sellised testitud ja ka toimivad ideed, mis võiksid vabalt ka ettevõtte tasandil toimida, eks. Eriti kui me räägime veel sellistest väikeettevõtjatest, kes ise nagu teevad ja juhivad oma rahasid, kellel ei ole mingit finantsjuhti, kes tuleb ukse pealt, et kuule, et kulutame sinna vähemene. Aga tegelikult, kui sa mõtled nagu siis suurettevõtetes on niisugust lähenemist nagu rohkem kasutatud, seda kasumi lähenemist. Ja mida ma mõtlen sellega, on see, et kui sa oled ettevõtte omanik ja tegelikult on keegi teine, et siis enamasti nendes ettevõtetes pannakse nagu omaniku poolt mingi eesmärk, et ma tahan saada nii palju kasumit, et see dividendidina oleks nagu ülekantud. Et päris suur ettevõtetest me kuuleme nagu ala riigi omanduses olevad ettevõtted, eks, et antakse Eesti Energiale eesmärk, et ta peab kandma nii palju raha riigieelarvesse üle, eks. Et see on põhimõtteliselt sama kasum esimesena sarnane süsteem, eks, et võetakse see raha nagu käest ära. Ja kui ka väiksemate ettevõtete puhul, et kui see on tegevjuht, siis võetakse tavaliselt raha käest ära. See sama tegevjuht ma ei tea, ei hakkaks endale ostma uhkemat autot või USAs on üks hästi populaarne suure ettevõtete puhul, et ostavad hoopis, ettevõttele võiks lennuki osta, eks ju, et ma saan veits kiiremini nagu liikuda ringi. Et siis omanikuna võtad talt raha käest ära, et ta ei tegeleks niisuguste kulutuste ja niisuguste lollustega. Et selles suhtes ta ongi nagu levinud võib-olla just niisuguses suuremates ettevõtetes selle lähenemise nagu alged, aga et nendes autor nagu teinud on see, et just hästi selgeks niimoodi, et väikeettevõttes saaks seda rakendada ja väikeettevõttes ka kasumlikkus siis lõpuks tekiks. Suurettevõttes on see rakendusviis teine, lihtsalt seal on keegi inimene, kes seda rakendab sinu eest. Eks kas siis omanik või finantsjuht või keegi, kes neid numbreid pidevalt vaatab, aga väikeettevõttes on see lähenemine ilmselt toimib paremini. Mul tekkis igal juhul mõte, et ma peaks ka proovima. Sain täna raamatu kätte ka. Pole veel pakist välja jõudnud võtta. Aga on sul selle raamatu kohta veel midagi öelda, mis nagu veel jäi kõlama, enne kui ma ütlen, kus raamatu kohta infot saab ja boonusmaterjali alla saab loeda? Et lugege, et huvitav süsteem, see on tegelikult ka peatükk nendele, kes pole eraisikuna või enda isiklikus elus ei ole seda rakendanud, siis seal on peatükk ka seda, et kuidas analoogset asja ka isiklikus elus rakendada üks peatükk lõpus.
et mulle tundub igati niisugune kasulik süsteem ja kui see küsimus on see tõesti, mida me korra arutasime ka, et kas ettevõte saab siis kasvada, kui me raha ära võtame. Et tegelikult saab, et ta lihtsalt ongi kasumlik, et sa igalt müügilt, mis sa teed, sa teenid rohkem raha ja mõnes mõttes see kiirendab isegi kasvu. Et see esialgne kasv võib olla nagu natukene aeglasem, aga pikaajalisus ja pikaajaline kasv võib siis olla isegi suurem, kui niimoodi rapsida kogu aeg piiri peal. Pead hinna 2-kordseks panema, inimesed ostavad rohkem. Näiteks, jah. Okei, aga aitäh sulle ja ise võtan ka selle raamatu ette varsti ja üritan need ideid rakendada. Ehk siis saab mõne kuu pärast raporteerida, kas on kasumid ja kõik tõusnud mitu korda. Just, anna mulle ka teada, et siis edulugusid, ma arvan, et tuleb üsna kiiresti, et inimesed kasutusele võtavad, siis peaks kohe ka edulugu sündima, nii et ootan sinu edusamme ja teised kuulajad ka, et kui teil hakkate kasutama, siis kasuma esimesena, siis kirjutage mulle, kui teil hästi läheb. Aga tea küll, kohtume juba järgmises saates ja tšau. Sellised mõtted siis seekord, loodan, et leidsid enda jaoks midagi kasulikku, mida rakendama hakata. Ja mida ka teistega jagada. Mina isiklikult, nagu mainitud, olen juba seda erinevate pangakontode ideed rakendanud ja ma ei oska öelda, kas see juba kasumit on kuidagi mõjutanud. Ma arvan, et selleks on natuke vara, et mingeid järeldusi teha. Aga mida ma olen täheldanud on see, et kui ma varasemalt kippusin kogu selle raha ära investeerima, mida äritegevuseks otseselt vaja ei läinud, siis nüüd ma olengi sellest mingi osa liigutanud sinna kasumireale ja võtangi selle siis ühel või teisel moel välja, ehk kasutan seda siis nii-öelda elamiseks, kui nii võib öelda. Et selles mõttes ta on mingit sellist psühholoogilist mõju nagu omanud, et siis on see raha juba kindlalt määratud, et see ongi millegi muu jaoks mitte investeerimiseks või selle äri kasvatamiseks. Ja ajakulu mõttes ma isiklikult pean tunnistama, et minul kulub palju vähem aega, et mul ei lähe seal isegi poolt tundi, pigem kulubki kõige rohkem aega võtabki see, et iga see panga ülekanne allkirjastada mobiili-ID-ga. Aga ju siis mul ei ole nii suured summad kui Peetril, et see ülekande tegemine võtab vähem aega. Ja ma ei tea, et kui sa tahad ka seda rakendada ja kui sa seda ideed rakendad, siis anna kindlasti teada, kuidas läheb ja selle raamatu ja selle kiirtesti, kus saad vaadata, et kui palju mingile kontole peaksid kandma, et kõik need viited leiad Rahafoorumi blogist rahafoorum.ee ja pane otsingusse Peeter Pärtel ja leiad selle sama saate koos kõigi nende viidetega ilusti üles. Selleks korraks kõik ja näeme juba järgmises saates. Ciao!